mina käisin lapsena pühapäevakoolis, võtsin vastu sealt pääste. Ja siis ma käisin pärast rääkimas, et ma sain päästetud. Ma ise seda ei mäleta, aga seda tuletati mulle meelde. Minu naaber rääkis sellest, et ma käisin rääkimas, et ma sain päästetud ja ma ise mäletan niimoodi, et kui isa kodus midagi ei uskunud, siis ma ütlesin, et aga kui sa mind ei usu, et palveta siis Jumala poole, küsi tema käest, kui sa mind ei usu. Need on need mingid asjad, mida ma lapsepärast mäletan. Ja siis meil seal pühapäevakoolis õpetati niimoodi, et Jumal ütleb kas ei või jah. Et sellega on tema jutt nagu piiratud. Ja siis ma mäletan seda momenti, kus ma läksin koju ja üritasin siis kuulda eid või jahhi. Ja umbes pärast 3 päeva ei kuulnud midagi. See on lihtsalt väike lõik lapsepõlvest. Lapsena mind ka ristiti. Aga sealt edasi ma ei uskunud Jumalat või nagu driftisin ära sellest. Ja kuni siis selle hetkeni, see oli vist äkki, jah, ma kahjuks aastaid ei oska öelda. Aga kõik, mis ma elus nagu, kõik eesmärgid, mis ma seadsin, need tulid suht kiiresti kätte ja jõudsin nagu sinna momenti lõpuks, et kas see ongi nagu kõik. Et ma võtsin rahalised eesmärgid ja need saavutasin ja siis ma võtsin spordis eesmärgid ja need ma saavutasin ja aga isegi kui sa mingi asja nimel näed nagu tohutult vaeva, siis see täituvustunne või see on ainult nagu hetkeks ja järgmisel päeval põhimõtteliselt sul on vaja nagu uut asja, mille nimel nagu drive'ida, et leida see mõte elus või midagi, mis siin nagu sisemiselt üldse, millega sa võiksid rahul olla. Ja mul läks luhta minu suhe, mul oli 2 last, me läksime laiali ja siis mul tekkis uus suhe pärast mingit aega, mingi 2,5 aastat. Ja see inimene, tema oli huvitatud vaimsusest ja siis ma nägin oma silmaga, mismoodi need asjad toimivad, aga ta ei olnud kristlane. Tema pani kaarte inimestele. Ja ma kuulsin neid lugusid ja need asjad toimisid. Ehk siis see vaimumaailm oli nagu reaalne asi. Mul tekkis tohutu huvi selle vastu. Aga mina neid ei kuulnud, ma neid ei näinud, aga ma kogesin neid. Ja fast forward. Meil olid tihti tülid. Seal oli sellised enesetapudeemonid ja kõik muud jutud olid seal sees. Ja siis minu vend, kes oli tulnud umbes aasta enne seda tulnud päästele, siis nad regulaarselt palvetasid minu pääste eest EFATA kooris. Seda ma sain hiljem teada muidugi. Lihtsalt see nagu paneb kokku, mis minuga juhtus. Ja siis oma elukaaslasega meil seal tekkis mingi tüli, siis ma läksin ennast maha rahustama ja selle rünnaku ajal siis juhtus midagi, mida ma siis nagu natuke täpsemalt jagan. Läksin ennast maha rahustama ja ma olin umbes 2,5 kilomeetrit kõndinud ja ma mäletan nii täpselt need 3 sammu, kui ma tegin, siis mind võeti kehast välja ja mind tõsteti siis kuhugi, seal ei olnud seinasid, ei lage, mitte midagi, aga mis seal teises sfääris nagu see informatsioon, mis sul tuleb teadmisena, see tuleb nagu nii hetkega ja seal, kui sa saad mingi info, seal puudub võime kahelda millestki, sest kõik, mis seal nagu sa saad, see on tõde. Ja sul ei teki mitte mingisugust kahtlust ega küsimust. Ja koht, kus ma siis olin, ma saan nimetada seda nagu eesruumiks lihtsalt. Kuigi seal ei olnud ei seinasid, lage ega põrandat ega midagi. Minu ees seisis isik, kelle kontuure ma ei näinud. Aga ma teadsin, et mu ees seisab isik.
ja mina enda peas nimetasin teda kõiksuseks. Ja mis ma siis nagu kogen või tean, on see, et tema taga on siis niisugune ruum, kuhu või nagu kõik maailma info jookseb kokku sinna. Ja seda kõik tuleb mulle teadmise nagu hetkega. Siis ma seisan selle isiku ees ja ütlen, et ta nagu ei kiirusta mind takka. Sest kui ma ise tegelen mingi, ma ei tea, 4-5 asjaga korraga ja keegi järsku tuleb, hakkab muga rääkima, siis kannatlikkusel on lühikesed jalad. Et minu jaoks oli see nagu täiesti hämmastav, et ma sain aru, et ta haldab absoluutselt kogu informatsiooni ja tal on aega minu jaoks. See oli nagu mind-blowing. Ja ta ei ütle mitte midagi, siis meil on niisugune vaikusmoment, siis ma hakkan järsku nagu küsimusi küsima ta käest. Ma ei tutvusta ennast, ma ei küsi tema nime ega midagi, aga ta on nagu kõiksus minu peas ja see on see nagu, kuidas ma pöördun ta poole. Ja küsimusi, mis ma siis küsin ta käest, need vastused ei tule ei sõnadega, vaid nad tulevad terviklikult ja kogu minu eksistentsi peale. Mitte ainult siia arusaamispiirkonda, vaid ma tunnen vastust isegi nagu sõrmeotstega ja see tuleb niimoodi, ükskõik kui mahukas see vastus on, see tuleb alati hetkega. Ja siis mul on nii lumatud sellest, kuidas see suhtlus toimib seal. Ja siis ma hakkan talt küsima, minu mõistes nagu raskemaid küsimusi. Ja ühtegi korda ei teki niisugust momenti nagu inimeste vahel on, et kui sa küsid raskema küsimuse, et siis tekib seal mingi paus või midagi, et vahet ei ole, kuidas ma nagu seda küsimust küsin, see vastus tuleb hetkega ja ta tuleb nagu kogu mahuna, kogu minu eksistentsi peale. Ja siis ma jõuan sinnamaani, et ma küsin ta käest, et mis mu elu eesmärk on. Ja selle peale tuleb minu vasakult poolt järsku mina ise, ma näen ise ennast, aga ta on täis rõõmu ja rahu ja siis ta vaatab otsa sellega, kellega ma räägin, mina teda nagu ei näe, aga see teine mina, vaimne mina või ma ei tea, kes, tema nagu näeb teda ja ootab talt kinnitust ja siis ta saab selle ja siis ta tuleb mul siit niimoodi paremalt poolt, vaab käe ürale ja ütleb, et Kristjan, et sa ei pea veel seda teadma. Ja see vastus, mis sealt tuleb, ma tean, et see on ka tõde, et ma ei pea veel seda teadma. Ja ma enda peas kogu mõtlen, et järjest keerulisemaid küsimusi ja siis ma pöördun nagu kõiksuse poole, ütlen, et siis, et aga mis on siis nagu kõiksuse eesmärk. Plaksti ma olen tagasi enda kehas maa peal ja see on silloin lõpp. Sellele küsimusele ma vastust ei saanud. Ja pärast seda ma olin vahepeal siis nagu edasi kõndinud mingi maa. Ja nii hästi, kui ma oskan seda sõnadesse panna, aga põhimõtteliselt nagu C-kategooria kastiautod on niisugused, millel on suured kastid taga. Siis ma tunnen, et minu sisse nagu valatakse niimoodi armastust. Kastide nagu rekkade viisi ja see nagu ajab üle täiesti. Ja see hetk nagu kõik on teistsugune, värvid on teistsugused. Ma vaatan nagu puid enda ümber, nagu esimest korda näeks puid. Ja siis, kui ma vaatan neid majasid, mis on ehitatud, siis ma näen, kui palju nagu igi ja vaeva on keegi pannud, et ehitanud neid, siis kuskil koer augub ja ma nagu täitsa saan aru, et miks ta seda teeb. Ja see oli siis minu esmane kohtumine Jumalaga. Enne seda ma küll nagu sain vaimsusest natukene sotti, aga Jumalat ennast ma nagu ei uskunud, siis peale seda minul ei ole küsimust, et kas ta on, vaid et milline ta on. Ja ma hakkasin pärast seda neid jalutuskäike rohkem tegema, et seda armastust kogeda. Et see on Jumala poolt saada täidetud, see on elu, mis on elamist väärt. Ja see juhtus 2016.
see oktoobri lõpp, midagi sellist. Aga elu läks sealt edasi. Ja mingi periood pärast seda minu sisse nagu tekkis küsimus, et mis asi on palve. Sest ma ei palvetanud, aga see küsimus tekkis minu sisse. Ja siis ma panin Google'isse ja sealt esimene vaste, mis tuli, oli, et Kaarli kirikus oli mingi leerikool ja seal oli 13 peatükki või nagu, ja siis 7 oli täpselt minu küsimus, mis on palve. Ma mõtlesin, et okei, et seal räägitakse, et ma panen siis ennast sinna kirja ja lähen kuulan, mis asi on siis. Ma panin kirja selle suht kevade lõpus, 2017 kevad. See oli siis umbes 4-5 kuud pärast minu kohtumist Jumalaga. Ja siis ma ootasin seda aega. Ja see hakkas septembris. Ma pidin terve suve ootama. Ja siis, kui see nädal kätte jõudis, see pidi hakkama kolmapäeval, siis selle nädala alguses võttis ühendust minu vend, kes siis oli usinalt palvetanud mu eest regulaarselt. Ja ta helistas mulle esmaspäeval, ütles, et Kristjan, et sulle meeldib ka laulda, et äkki tahad laulma tulla, et ma käin teisipäeviti FATA kooris laulmas. Ma ütlesin, et muidugi tulen. Ja siis sellest nädalast peale sõitis minu ellu sisse niimoodi sükene ajamahuks asi, et teisipäeviti ma hakkasin siis laulmas käima. Kolmapäeviti mul oli siis leerikool või piiblikool, kuidas seda nimetada, kus siis võeti need kristlikud asjad ja siis selle leerikooli raames me pidime ka pühapäeviti käima kuulamas jutlusi. Ja niimoodi see asi mulle sisse sõitis ühest nädalast järsku 3 korda nädalas. Ja see kestis mõnda aega. Ja siis, kui meil leerikool läbi sai, siis see asendus kolmapäev kodugrupiga. Lugesin piiblit, kuulasin piiblit. Selline eluke niimoodi natuke kestis. Aga ma loen piiblit ja vaatan enda elu ja see ei ole nagu see, mis piiblis kirjas on. Et taaskord tekkis mu sisse küsimus, kas see ongi nagu kõik. Ja siis Jumal korraldas niimoodi, et ma sattusin ühte teise kodugruppi, kus oli vaimuga täidetud kristlased. Et kui muidu seal meil kodugrupis ei ole alati lihtne sõnadesse panna, tuleb olla taktitundeline. Ühesõnaga see asendus siis sellega, et seal kodugrupis oli kogu aeg pühavaim kohal. Ja see on midagi muud, kui lihtsalt vahest kogemata koperdada pühavaimu otsa. See kasv on igale inimesele raske. Et ei ole lihtne alistuda Jumalale ja lasta ennast puhastada, lasta oma mõtteid muuta. Et meil on väga lihtne võtta enda õpitud mustrid ja nendega edasi purjetada, sest see väga ei nõua midagi. See on automaatne. Et mida rohkem me Jumalat saame maitsta, seda rohkem meil tegelikult tekib nälg ta järele. Ja kui me purjetame enda tahtega temast natukene mööda, siis me peame vaatama, et me väga kaugele ei purjetaks, et meil see nälg ära ei kaoks. Mind on palju muutnud. Keegi te vist mind ei tea rohkem kui natukest aega. Mõni rohkem, mõni vähem. Aga ma juba peaaegu ise ka väga hästi ei mäleta, milline ma olin. Aga ma olin natuke teistmoodi kui täna. Et otsige Jumalat. Ma olen tänaseks nagu nii
aru saanud sellest, et kui ta andis meile armastuse käsu, armasta issandat oma Jumalat kogu oma südamest, kogu oma jõuga, siis igaüks võiks kaardistada endas, mis see kogu mu jõud on, kuidas teda armastada, Jumalat. Sest ta on vaimolend ja tal ei ole millestki puudu, et me ei saa teda nagu, me ei saa nagu tegudega kuidagi tema heakskiitu või et see on nagu ülistus, tänu ja lihtsalt olla sõnakuulelik, kui ta annab midagi teha. Siis ta reeglina annab teha seda, et aidata kedagi teist. Ma väga nagu ei meenu ükski muu seik, kus ta oleks midagi muud andnud teha. Ma lihtsalt mäletan seda, kui ta mind järjepidevalt armastusega täiti, siis mul tekkis nagu tohutu võlatunne Jumala ees. Mõtlesin, et Jumal, et mis sa tahad, ma teen, vaata. Siis ta saatis mingi inimese juurde ja ütles, et okei, teen ära selle järgmine kord jälle, ma olen seal, et mis sa tahad, ma teen su jaoks. Järgmise inimese juurde. Ja siis 3. korral jälle, ma ei taha mingit inimest juurde, mida ma sinu jaoks teha saan. Ja siis ta näitab, et ma ei saagi nagu tema enda jaoks midagi teha, et ei ole millestki puudu. Et ta ei ole inimene. Et ta hoolib inimestest. Ja ta hea meelega kasutab paljusid, kes on vakantsete jaoks. Aga nii lihtne on nagu enda elu täis teha mingeid enda asju. See ei nõua üldse palju. Ja. Et otsige Jumalat. See on nagu asi, see on nagu hea investeering. Ta on leitav mingit väga imelikes kohtades. Ja Jumal on hea. Ja isa, ma tänan, et sina oled need südamed kokku kutsunud ja sina näed iga ühe südame sisse. Tänan isa, et sina üksi tõmbad neid südameid. Ja sinu kuningriik on suur. Ja te kõik olete kutsutud. Te kõik olete kutsutud. Ja. Issand on hea.